Inimkond on viimase 10 inimpõlve jooksul suutnud oma kiiret kasvava energiavajaduse rahuldamiseks suutnud ära põletada suurema osa põlevatest maavaradest. Ja vähe sellest suure tõenäosusega suutnud tuksi keerata ka maa kliima. Elamisväärse maa säilitamiseks ja oma elustandardi vähemal samal tasemel säilitamiseks pole muud varianti kui oma energiakasutus ümber korraldada. Sellisega, mis on tunduvalt väiksema keskkonnakasutusega ja see transformatsioon ei puuduta ainult energia muundamist ehk siis tootmist, vaid igal juhul peab see puudutama ka nii-öelda meie tarbimise ja harjumise ümberkorraldamist. Selline ümberkorraldus pole võimalik ilma seniseid praktikaid ja kogemusi muutmata. See peab hõlmama kodanikke, kogukondi, ettevõtjaid ja loomulikult avalikku sektorit. Aga veel kord, varasemast erineval viisil, sest väljakutsed on täiesti erinevad. Energiaühistu ja energiasalve ühine algatus Rohevälk on sündinud eesmärgiga kaasata energiamajanduse ümberkorraldamiseks vajalikke osapooli diskussiooni, mille eesmärgiks on esmapilgul hoomamatud keerulised asjad hoomatavateks rääkida. Hoomamatud asjad hoomatavaks. Rohevälgu eesmärgiks ei ole püüda vastata küsimusele, mida teha. Pigem on rohevälgu eesmärgiks vastata küsimusele, kuidas, kellega ja kes mida teeb. Rohevälgu formaat on pisut erinev tavapärasest formaadist. Milline täpsemalt rohevälgu formaat on, see ehk selgub tänase diskussiooni tulemusena. Ja tänase diskussiooni diskutantideks on Kadri Ambos Alexelast, Tuuliki Kasonen Sunlist ja mina moderaatorina Energiasalve juht Peep Siitam. Rohevälgu avaürituse põhiküsimuseks on see, kui rohevälgu eesmärgiks on lohisevad asjad konkreetsemaks ja hoomamatud asjad hoomatavateks rääkida, siis millised protsessid ja tegevused su arvates rohevälgu juures esmaselt käsitlemist vajaksid ning mis senistes formaatides vajaka on jäänud ehk et milline on rohevälgu õigustus ellu tulla. Tuuliki, ole hea. Ja räägime sellest, et ma olen käinud lugematul arvul energeetika teemalistel konverentsidel, seminaridel, workshopidel, aruteludel, koosolekutel, kus siis räägitakse, et kas rohepööret on üldse vaja, kas seda on üldse võimalik teha ja kuidas seda siis teha. Et ma arvutasin kokku, et ma olen viimase 10 jooksul umbes 8000 tundi oma elust kulutanud selle peale, et kuulata, mis siis inimesed sel teemal arvavad ja päris huvitav on, et 10 aastat tagasi pigem arvati, et see ei ole üldse tehniliselt ega majanduslikult võimalik, et nüüd pigem on vähe neid inimesi, kes ei tahaks kuidagi sellest rohepöördest osa saada, et ma arvan, et vaatajad võivad ka siia kommenteerida, et mitu tundi teie viimasel 10 aastal olete rohepöörde aruteludele kulutanud. Aga üks asi, mis mind on alati pannud mõtlema, on see,
et ma tihti ei saa aru, et millist muutust see osaleja või see kõneleja tahab siis luua, et minu arvates ei ole mõtet nagu suud üldse lahti teha ja teineteise aega raisata, kui mul ei ole mingi agenda, et ma tahan midagi muuta võrreldes sellega, mis tund aega tagasi oli, eks, et muidu see ongi nagu teineteise aja raiskamine, et nendel aruteludel tihti võib-olla ongi see formaat see, mille tõttu saabki pikalt laialt arutleda, aga kuhugi nagu ei jõuta, et selles mõttes rohepöörde, ma annan aru endale, et see on nii suurejooneline muutus, et see võtabki aega, aga ma ütleks, et me ikkagi oleme hästi palju nagu lihtsalt jahunud ja midagi tehtud ei ole saanud. Et selles mõttes rohepööre, seal on vaja konkreetselt kokku leppida asjad, kes mida millal teeb, et täpselt nagu sa ütlesid, et mina töötan Sunlis taastuvenergia projektidega, et kui ma nagu oma töö konteksti selle toon, siis see ongi see, et kuhu saab päikese- ja tuuleparke rajada, millal ja kuidas ja kes mida teeb. Et ühelt poolt tundub see väga lihtne, aga teiselt poolt on seal kohe juures kohalikud omavalitsused, lennuametid, kaitseministeeriumid, keskkonnaametid ja kõige olulisem siis kogukonnad, kellele tuleb infot anda ja võimalikult selgelt ja võimalikult kiirelt. Ja selle kiirelt alt ma ei pea silmas sikast ülepea kaela rapsimist, vaid lihtsalt nagu selle põhimõttel, et me austame nagu teineteise aega, et selles mõttes on hästi tänuväärne see Facebook Live rohevälk, et siin võikski siis sellist infot vahetada kiirelt, selgelt, üheskoos kuhugi nagu jõuda. Suurepärane. Kadri, mida sul vastu on öelda? Kui üldse? Mulle iseenesest see konkreetsus meeldib, aga me ikkagi see on nii suur muutus, nagu sa ka välja tõid, et enne kui minema hakata, siis mulle tundub, et tuleks ikkagi samm tagasi astuda ja nagu mõelda, et kas see suund, kuhu me praegult kõik ummisjalu tormame, kas see on ikkagi õige, et hästi palju räägitakse rohepöördest ja ma arvan, et igaüks, kes rohepöördest räägib, et sellel on oma peas nagu täiesti oma arusaam. Ehk et mulle tundub, et sellist avalikku diskussiooni tuleks kindlasti rohkem teha, just võib-olla sellises lihtsamas formaadis, millest igaüks saab aru, sest et meil on need igasugused tehnoloogiad ja suundumused, mis meil praegult on kättesaadavad, et need kindlasti ei ole need, mis meid lõpuks sinna kohale viivad. Ehk et see diskussioon ja teadusarendustegevus ja kõik see on alles täiesti alguses. Et me oleme lihtsalt nii murranguliste muudatuste äärgus praegult, et kus me iga nädalaselt, iga kuiselt näeme, et tuleb mingeid uusi uudiseid, uusi suundumusi, ja väga sellise lühikese välbaga tuleb meile uusi teadmisi, kuidas targemini rohepööret ellu viia. Et selles suhtes ma arvan, et tunded peavad püsti olema ja sellisteks võib-olla üsna põhimõttelisteks muudatusteks peab valmis olema, et selles suhtes ma pigem ei poolda seda, et pea ees tulle joosta, et see on minu arvamus. Võib põletada saada? Tõenäoliselt, ma ütlen, et see on tõenäoline, et saab põletada ja see on mõnes mõttes ka paratamatu. See on nagu ilmselge, sest need muudatused on nii suured hetkel, mis käimas on, aga lihtsalt, et selleks tuleb nagu valmis olla võib-olla rohkem. Ehk et kui ma nüüd teie jutust, ma kirjutasin oma arust olulisemad punktid üles, ma raalisin enda jaoks välja sellised olulisemad märksõnad, tohutu muutus, suur muutus, mille nii-öelda lõppeesmärgist, lõpptulemusest me täna päris hästi aru ei saa ja selleks, et üldse nagu õiges suunas liikuma hakata, sest me tegelikult tundub, et ka veel päris täpselt tea, missugune see õige suund on. Tuleks enne võib-olla samm tagasi astuda. Tuuliki jutust tuli ilusti välja see, et me peame üksteist selles protsessis austama selleks, et seda oleks võimalik teha nii-öelda üksteise või teineteise rollidest aru saama, kes mida ja millal teeb. Ja just selleks, et nii-öelda vastastikku
üksteist austades, üksteise õigusi, ootusi, seisukohti austades nii-öelda ühise eesmärgi poole liikudes. Kusjuures eesmärk kui selline. Kadri, sa ütlesid minu meelest väga ilusti, eesmärk on täpselt sama palju, kui on inimesi. Siis rohepöördest rääkides, eesmärkides on see arvamuste või arusaamiste paljusus meeletu ja seal nagu sellise ühise arusaamise loomine vist kriitiline. Tuuliki, Kadri, any comments? Jah. Et ma ju peegeldan teie sõnu. Sa oled tõesti õigesti aru saanud. Ma tänan teid. Et erinevad osapooled, rollide selgitamine ja nii edasi, et võtaks võib-olla korra lahti selle, kes on need osapooled, ilma kelle kaasamiseta, aktiivse osalemiseta me rohepöördes kaugele ei jõua. Ning hästi oluline küsimus selle juures on lisaks sellele, et kes ka vastust küsimusele, püüda vastust leida küsimusele, kuidas neid kaasata. Kadri. Ja kui alustada sellest, et kes, et siis võiks loetleda siin riik, inimene tänavalt, ajakirjanikud, ajakirjandus, teadus ja kindlasti ettevõtluse ehk et nagu sisuliselt kõik peaksid olema kaasatud. Aga kui nüüd rääkida sellest, et kuidas, siis siin ongi minu meelest oluline just see, et millest me alguses ka rääkisime, et seda tuleks teha, väga oleks vaja sellist formaati, mis on lihtsasti arusaadav. Et nagu Tuulik enne mainis, et kui mitu tundi sa oled kuulanud neid heietusi, on ju. Ehk et meeletu kogus. Ja kui lugeda ka minu mailboxi tuleb igal hommikul läbi stationi siis rohepööret puudutavad uudised. See plokk on võrreldes teiste kategooriatega ikkagi kordades nagu kasvanud siin viimaste kuude jooksul võib öelda. Et see info üleküllus on nagu meeletu ehk et selline lühike konkreetne formaat on ikkagi praegult mulle tundub puudu. See on õigustus meie ettevõtmisele. Tuuliki. Vaileks vastu ka, ma loodan, et see on rohevälgus. See on okei. Et täiendus on see, et või õigem sa ütlesid ka, et inimene tänavalt, aga et ma natukene nagu laiendaks seda, et vanasti oligi nagu energeetika oli selline inimkauge teema, et elektrijaamad olid kuskil kaugel ära, elekter tuli stepslist põhimõtteliselt. Aga see muutus, mida me praegu läbime, ongi see, et see pärand, mis meil on antud, see põlevkivi, et see tuleks ikkagi jätta maal, see ongi võib-olla see koht, kus ma võib-olla natuke vastu vaidlen, et see on meil, ma arvan, ikkagi kokku lepitud ja see, et me rohepööret teeme ja taastuvenergia ülele lähme, et see on üks selline asi, mis ei ole nagu ummisjalu jooksmine, vaid see ongi tänane päev juba, eks. Ja kui me seda teeme, siis tuleks seda teha niimoodi, et sellest võidaks siis lisaks keskkonnale, mis on ilmselgelt arusaadav, et kliimamuutustega kontekstis ja keskkonna kontekstis on taastuvenergia üleminek ja põlevkivi maale jätmine kindlasti nagu ainuõige, aga et see toimuks, see protsess toimuks ka inimestele siis kasulikul moel. Ja võt siin tulebki nüüd sisse see, et need taastuvenergia elektrijaamad tulevad meie tagahoovi, need tulevad meie õuele ja nad muudavad seda ruumi meie ümber, kaasa arvatud neid vaateid, millega me oleme harjunud, eks ju. Ja see tähendab seda, et see kogukonna kaasamine täiendamaks siis selle lihtsale inimesele tänavalt, et see on nagu kriitilise tähtsusega võtmetegur, et need inimesed, kes koha peal elavad, nemad peavad saama otsustada, mismoodi need elektrijaamad tulevad, kuidas nad tulevad ja neil peab olema võimalus ka sellest kasu saada. Ja kasu saamise all siis, ütleme, et kui energiaühistust rääkides, siis on kindlasti see, et neil peab olema võimalik ka investeerida nendesse projektidesse. Ja selle võimaluse loomine ja kaasa rääkimine, kuidas siis need taastuvad elektrijaamad tulevad, et see on nagu kriitilise tähtsusega, et need asjad meil õnnestuvad.
tahan natukene vastu vaielda ja natuke täiendada, ehk selle kitsendasid hästi, läksid nagu nende elektrijaamade peale, et tegelikult seda minu meelest rohepööret peaks vaatama laiemalt, esiteks, ja teiseks istudes Alexela toolil, ja olles üsna hästi kursis põlevkivi teemadega, siis kindlasti põlevkivi on täiesti alaväärindatud Eestis, ehk seda maa alla ei ole vaja jätta, küll aga seda on võib-olla targemini vaja väärindada. Et sellega on palju targemaid asju teha. Mulle väga meeldib see jutt, kuhu me jõudnud oleme. Tundub, et sellel nii-öelda konkreetsel jutul, konkreetsel formaadil, mida Rohevärk endale ette võtnud on, selle formaadi edendamisel, on teemasid rohkem kui küll. Üks asi, mida ma teie juttu nüüd osapooltest ja vastusele või küsimusele, kuidas vastust otsides tajusin, on see, et me oleme loomas täiesti uut kvaliteeti nii elektri kui kütuste siis tootmises, aga kindlasti ka kasutamises. Ja see mõjutab meie elukorralduse muutust ja see uus kvaliteet vajab nii-öelda mitte lihtsalt ekspertide või spetsialistide, kas jutumärkides või mitte, nii-öelda mingisugust arvamust, kuidas teha, vaid see peab olema selline laiapõhjaline konsensus. See on meie suund, kas põlevkivi jääb maa alla või tuleb ta maalt tänasest kasulikumalt välja võtta. Need on diskussioonid, mis on selle rohepöörde lahutamatud osad ja veel kord oluline on see, et erinevad osapooled võrdselt kaasatud oleksid. Sellega võiksime oma avaürituse edukalt lõppenuks kuulutada ühel lihtsal põhjusel. Me tuvastasime, et sellise konkreetse formaadi järgi tõsine vajadus on ja järgmises rohevälgus arutlemegi siis teemal rohepöördest, selle sisust, eesmärkidest ja loodetavatest tulemustest. Suur tänu kuulamast!